Tere õhtust! On neljapäev 12. märts. Järgnevalt väike valik tänastest kultuurisündmustest. New Yorgis toimunud iga-aastased kunstimessid, mida peetakse maailma kunstiturul valitseva seisu heaks baromeetriks, näitasid, et kunstiostjate arv on majanduskriisi tõttu küll vähenenud, kuid huvi kollektsionääride seas uute taieste vastu ei ole kadunud. New Yorki viimased 10 aastat üha kasvanud rahvusvaheline kunstimess toimus tänavu 6 paigas, muutes Manhattani mõneks päevaks kunstiäri ja kunstihuviliste jaoks tõepoolest maailma kunstipealinnaks. Milline on Ameerika ja New Yorgi tavapäraselt väga elava ja aktiivse kunstituru tervis praegusel kriisi ajal? See on ilmselt küsimus, millele seekordsetel New Yorgi kunstilaatadel kõige enam vastust otsiti. Seekordsed müügitulemused jäid kahvatumateks kui mullused, mil kunsti müüdi New Yorgis enam kui $85 miljoni eest. Margin Laanso, kes New Yorgis Williamsburgi kunstnike linnaosas rahvusvahelist kunstnike residentsi, esindas mullusel messil üht Manhattani galeriid. See oli buumi aasta, me müüsime boksi tühjaks ja kui eelmine aasta andsid väga tooni ostlevad investeerimispankurid, siis tänavu neid enam ei paistnud kuskilt. Ent väita, et kunsti enam üldse ei osteta, muidugi ei saa. Obviously, because of the economy, sales are down, but it's still a vibrant market. We have people coming through looking. People are taking a little more time. They're being a little more selective with their purchases, but sales are happening. New Yorgi tänavustel messidel, kus osalesid 100 galeriid kogu maailmast, olid müügil ka 2 Eesti kunstniku Marko Mäetamme ja Jaanika Peerna tööd. Avamise õhtul müüdi üks joonistus ära ja täna müüdi teine ära. Ei ole ju suured rahalised müügid, aga see väikest asja ikkagi müüakse. Et New Yorgi kunstimess on saanud maailma messide seas just nimelt kõige elavama turutiitli, siin tõepoolest ostetakse kunsti ja ostetakse tavaliselt palju, oleks ehk ka teistel Eesti kunstnikel aeg siia tuleku peale mõelda. Tegelikult need taotlustingimused ei ole ju üldse rasket täita, et ma arvan, et põhiline probleem on pigem siia sõidukulud ja boksi üürikulud. Aga need on täiesti ületatavad. Nii et kokkuvõttes majanduskriis annab tunda ka maailma kunstiturul, kuid päris jäätunud see siiski ei ole. Ehkki varasema müügitaseme saavutamiseks kulub New Yorgi kunsti asjatundjate hinnangul ilmselt 4-5 aastat. Ongi tänaseks kõik.